Tere sõbrad! Täna oleme me tulnud autosse, sellepärast et õues ei saa olla, õues sajab endiselt vihma, autol ei ole meil katust ja auto on garaažis. Katus ei jäänud maha, vaid katus on maha võetud lihtsalt. Just, muidu me ei oleks ära mahtunud kõikide nende süsteemidega, mis me oleme siia sisse pannud selleks, et näidata Clarioni uusimat ja suhteliselt ägedat punast juhet, mille küljes on süsteemnimetusega NX504E. Aga mis on selle süsteemi puhul erakordset, siis funktsioon nimega Smart XS on tegelikult see, mis väärib rõhutamist. Et see ei ole nüüd, Smart XS ei ole nüüd väga uus asi just nimelt sellel seadmel, küll aga siin mõned saated tagasi või isegi natuke rohkem sai seda põgusalt näidatud, mis asi see Smart XS on. Ehk see on siis võimalus oma nutiseadme või nutitelefoni rakendusi juhtida läbi autoseadme ekraani. Aga rakendused jooksevad seadmes sees? Rakendused jooksevad seadmes sees, just nimelt. Mitte autoseadmes, vaid telefoni sees? Just nimelt. Rakendused jäävad nagu jooksma telefonis, aga telefoni ekraani kuva läheb mööda seda sama kõige vingemat Clarioni punast juhet mööda sinna seadmesse. Ja siis omakorda vajutused jõuavad jälle tagasi telefoni. Ja tookord, kui me seal saates seda laua peal vaatasime, siis oli meil ainult iPhone seal. See asi oli siuke natuke teoreetiline. Täna on meil asi väga praktiline. Väga praktiline. Kui te vaid näeksite, mis meil siin kõik autos on. Ja praktiline on telefon nimega siis Xperia Z1 praegu, Android-telefon. Ja see Android-telefon peab olema selline, mis siis toetab, mis selle standardi nimi meil on, eks ole, MHL, ehk toetab videoväljundit USB 2 pordist. Sest et kui videoväljundit pole, siis on lugu paha, sest pilti ei paista. Ja teiseks peab siis tõmbama telefoni sellise rakenduse, mille nimi on ka Smart XS, täitsa olemas, Clarioni rakendus. Ja kui need oli see lihtsalt leitav see korda? Jaa, see oli täitsa leitav, et see Smart XS on nagu omamoodi selline rakendus, kus on võimalik nagu selle sees tõmmata siis neid rakendusi, mida see autostereo toetab. Et praegu ongi näha, et mina olen läbi selle Smart XS-i siia sikutanud sellise rivi asju. Ehk et sisuliselt ei ole päris niimoodi. Okei, need on eraldi rakendused ikkagist, et ei ole päris samad rakendused, mis mul on nagu telefonis endas. Kogu telefoni ma ei saa juhtida justkui läbi selle. Just, ehk et see Smart XS nagu omamoodi vormistab need rakendused selle auto stereoekraanile sobivaks. Ehk nii nagu konteineriks on see Smart XS. Küll aga ma ei pea justkui ma ei pea läbi selle neid installima. Näiteks ma võin Waze'i installida, kuidas ma tahan. Smart XS leiab selle mul telefonist ülesse. Ohoh, mul on Waze ja siis see Waze ilmub ka nagu siia alla kohe, eks ole. Aga tõepoolest nii mitmedki asjad on need, mis ta ise pakub mulle, et palun rekomendid, et kas ma ei taha neid, eks ole. Nii et tegelikult... Kas ma saan õigesti aru, et samal ajal, kui sul on see telefon nüüd siis ühendatud selle MHL kaabliga Clarioniga, sa saad ikkagist kasutada telefoni mingil määral ka nagu tavaliseks kõneks või millekski muuks? Jaa, no siis juhtub tegelikult kohe selline asi, et telefon ühendus loomulikult, kui ma selle Clarioni seadme sisse lülitsin, siis läbi Bluetoothi on telefon ühendanud ennast siia külge nagu hands-free'na. Audiona, hands-free'na. Ehk see seade loomulikult toetab ka hands-free funktsionaalsust, ma saan autos rääkida ja nagu ikka telefoni kasutada. Aga nüüd, nii kui siis panna külge see sama MHL kaabel, siis nagu näha siia telefoni ekraanile ilmuski selline pilt ja põhimõtteliselt see pilt siia ette ka nüüd jääb, sest et kui ma valin siit menüüst Smart XS, siis see pilt... Täpselt sama pilti. Just nimelt. Ja nüüd asi ongi nii lihtne, et siit ma siis juhin kõiki neid asju, nagu näha Waze on siin täitsa olemas ja töötab täpselt nii nobedalt, nagu ta minu telefonis, eks ole, töötab. Ja kogu aeg näed need ikoonikesi jälle siin. Muide näe neid ikoonikesi ja eks peab nüüd mainima, et tegelikult nagu ikka selliste asjade puhul see kipub olema. Nad on väga toredad, kui nad töötavad. Aga sul on olnud juhused, kui see töötab, saan aru? Jah, kas just päris nii võib öelda, aga esimene asi on näiteks autosse istumine ja nende ühendamine, eks ole. No see kaabli teema on... No loomulikult, praegu meil on siin ajutine lahendus, eks ole, auto on väike, meil ei mahtunud kuskile isegi see stand, kuhu peale seda panna. Ideaalis ilmselt kuskil siin keskel oleks krobakudi mingi stand, et sa panedki telefoni kohe klõpsti sinna otsa ja ühendub see kaabel sinna külge. Ja tegelikult nagu näha, siin saab isegi scrollida asju, eks ole.
vaatame, kas see multipuutevärk ka toimib ja see vist selles ei toimi. See ei toimi, see on ikkagi vajutustundlik ekraan, vaata niisugune kursor. Hiir manatakse. Saad aru, sellel on hiir veel tekkinud siia. Aga noh, eks sa niimoodi saad muidugi suumida. Ühesõnaga, olen täitsa praktiliselt ka väljaspool garaaži selle Waze'iga mulle meeldib, seal on hiir. Ja see Waze toimib täitsa kenasti. Küll aga nüüd esimene selline võib-olla väikene iseärasus, mis sellega nüüd on, kui mul see Smart Access siin käib, telefoni juhib süsteem, eks ole, kui ma nüüd tahaks minna nagu siia telefoni multitasking menüüsse, ma sain siia minna praegu, siis see hüppab tegelikult välja sellest Smart Accessi konteinerist nii-öelda. Ja nüüd võib juhtuda, et vaatame, kas ma saan siit, näed, nüüd ta ei luba enam neid vajutusi siia tagasi edastada, sest et see ei ole enam toetatud. Ehk et reaalselt Clarina võiks või need nupud ära peitasid. Jah, või siis, et üldse, miks ma peaksin saamagi neid üldse vajutada, kui edasi ei juhtu midagi. Kuidas ma saan tagasi, siis ma hoian all seda Smart Accessi nagu nuppu, valin siit uuesti selle põhimenüü, panen sellega kinni. Sa oled workaround'i leidnud nii-öelda. Ja lähen jälle tagasi Waze'i. Natukene selline võib olla tülikas, aga teistpidi, asju on siin palju lisaks Waze'ile, nagu näha, võid siit tõmmata käima kas või diiseri, kuulata sellega mussi, eks ole, vaadata, kes tahab oma Facebooki siin browsida, Drivecast, mängib maha app või neid podcaste, eks ole, paned lupsti midagi mängima. Kõik need asjad jooksevad muidugi telefonist, aga samal ajal paralleelselt see kõik töötab, eks ole, et kui siit paned mingisuguse asja mängima, võid ka vabalt navigeerida sellest seadmes kuskile mujale, eks ole, et ega need ükski asi ei ole nagu teist nii-öelda segav mõnes mõttes. Nii et iseenesest see printsiip, kui selline ei ole paha ja loomulikult lisaks sellele, täpselt nagu ma ütlesingi, kõik asju võid korraga teha, et mulle väga näiteks meeldib see, et ma panen võib-olla hoopis mingil hetkel mängima DVD. Vaatan DVD võt mingit kontserti või filmi, panen selle filmi heli omale hoopis mingi muu asja taustaks ja see kõik tiksub koos. Et see seade on nagu väga laheda multi vaatan DVD-d, aga tegelikult vaatad Waze'i hoopis. Tegelikult vaatad hoopis Waze'i, eks, et kuulad DVD-st näiteks mingit soundtracki, sulle meeldib mingisugune soundtrack või sa vaatad hoopis mingit filmi, mida tegelikult sõidu ja loomulikult vaadata me ei soovita. Paani peal 200-ga vaatad filmi. Aga seda saab teha ja kui ma nüüd lähen tagasi siit, paneme siit mingisuguse asja lihtsalt mängima, et illustreerida ka seda, et ma ei bluffi. Nii, ma saan selle siit just nimelt. Iseenesest ta ei ole aeglane pill. Ehk et nagu liigub, kuigi see ekraan tundub olevat natukene mitte nii hästi responsiv. Jah, see nüüd läheb ikkagi miinuste lahtrisse. See asi ei, ma just mõtlen miinuste lahtrisse läheb natukene võib-olla see kiirus või selline nagu tagasiside tunnetus sellest seadmest. Ehk et kui ma vajutan settings, siis niisugust konarlikkust on siin natuke nagu tunda, et kui oled ikkagi selline iPadi generatsiooni. Tundub, et see on taotluslik. Võibolla. Millegi pärast need autoseadmed on kõik sellised. Ja muide, see on hea point, et sa seda ütlesid. Siin nädal tagasi käis kohal Clarioni esindaja, kellega mul oli ka au kohtuda, kes oli autentne jaapanlane. Ja ma talle ka oma virinaga muidugi kohe esitlesin talle seda, ütlesin, et miks meest käivad teil asjad niimoodi, et need siia niimoodi viibega tulevad. Ta ütles, et aga meil vanemad inimesed tahavad seda. Et Jaapanis kõik on harjunud, et nii toimuvad autoasjad. Ja raske on selle vastu vaielda, mina muidugi sellise närvilise iPadi kasutajana kuidagi ütlesin, aga see süsteem tegelikult ei käi Windowsi peal. Ma ennem arvasin, et see põhjaks on Windows, ei ole, et põhjaks on hoopis tükis Linux. Aga praegu taustaks, et DVD mängib, eks ole. Pilt on kuskile mujale suunatud. Näiteks, eks ole, loomulikult ma võin pildi igale siia panna, ma võin oma selle sama, vaatame, mis kas meie Smart Access ka, eks ole, samal ajal vaadata hoopis Waze'i või oma mingit ilmateadet, et kõik need asjad koos tegelikult töötavad. Et pole paha, isegi need update, vaatame, kes tekib. See sõltub nüüd telefoni andmeside ühendusest. Mis veel? Mälukaart on olemas, eks ole, nagu ikka. Ja olemas ka DAB. Olemas on DAB, mis Eestis ei ole täna veel teema, aga vaikselt ilmselt ta siia ka kunagi jõuab, ehk digitaalne audio broadcast või tuuner. Mille antenn on meil siin klaasi peal tegelikult olemas. Jah, et proovida, kas kuskilt Viimsi kõige kõrgemast otsast ei saabuks siia signaali. Paraku ei saabu. Siis on siin olemas loomulikult korralik navigatsioon, ehk et iGo on siin sees. iGo? On olemas multitouch, et siin küll natuke selline 3 kaadrit sekundis või isegi 2.
aga on, et ma saan niimoodi zoomida ja ma saan niimoodi keerata. Aga ma ei näe siin 3D maju peal. No ära nüüd nori, eks ole, küll need tuleb. Kas selle Clarioni seadmega on võimalik ka nagu häälega juhtida midagi või saab ta sust aru, kui sa räägid taga? Ta saab aru erakordselt hästi ja selle eest kannab poolt Google, aga kas ta nüüd sellest arusaadavatest sõnadest ka midagi teha oskab, see on nüüd ise asi. Et ta lihtsalt kuulab sind? Ta kuulab väga hästi, et selle asja nimi ongi Intelligent Voice ja Google on seal taga, andmeside ühendusega telefon on seal taga tegelikult, eks ole, ta suhtleb telefoniga, Google transleerib selle ingliskeelse või mis iganes toetatud keelse päringu siis tekstiks ja hetkel siis seade oskab selle järgi just nimelt navigeerida. Ehk et näiteks kui ma nüüd ütlen, et mul on kõht tühi või midagi muud sellist, siis ta püüab sellest järeldada, et mul on kõht tühi. I need food. Tõsi, sa pead käratama selle peale. See otsimine I need Ford arvas ta praegu. Nii, et Ford või? Muidugi minu diktsioon inglise keeles on väga halb. Aga muideks võimegi vaadata, et kui sa vajad Fordi, siis ega pakkumised on siis sellised, et mis siis Fordiga kokku sobivad ja muidugi siin all on ka väiksed kirjas, et listings by contact.ee, et tegelikult mingit pidi siis kontakt on see kataloog, kus ta seda päringut sooritab. Nii et Google väga pika ringiga on jõudnud nagu kuidagi ja Google sinu toidunäia, eks ole, tõlgendas Fordiks ja siis pakub sulle siis selliseid kohti, eks ole. Ja muidugi selle juhtme koha pealt peab mainima ka sellist asja, et see juhe muidugi hoolimata, et ta võiks olla, aga ei ole, see ei ole Clarioni juhe sugugi, vaid see on lihtsalt juhe, kus siis MHL juhtmest tuuakse välja nii USB toide kui videoväljund. Ma olen täiesti pettunud praegu. Nii et vanasti olid vaata telefonid, kus sa said panna korraga toite ja väljundi, aga siin ei saa, eks ole. Jaa, ma tegelikult tahtsingi just küsida su käest, et kas sa ostaksid, aga nüüd ma olen enam kui kindel, et sa vastad ei, sest see ei ole tegelikult Clarioni juhe. Selle toitejuhtmega muidugi peab ütlema veel sellise punkti ka, et hetkel on ühendatud see juhe meil selle sama Clarioni enda toite otsiku taha, kust ei tule üldse nii palju ampreid välja, mis toidaks ära suure telefoni koos Waze'iga. Väikse telefoni toidab siis? Võib-olla. Nii et pigem tuleks autosse panna mingi natukene jõudsam toiteblokk, kuhu siis pista see USB otsik, mis siis telefoni peaks, eks ole, laadima. Aga ideeliselt on niimoodi, et kui sa ikkagi selle hoidesse paned selle telefoni, siis on sul see ekraan ja kui sul tänapäeval on selline 5-toline telefon ja siis paned selle siia peale, no ma ei tea, siis tegelikult võiks juba telefoni panna siis. Jah, ma olen nagu nõus, et iPhone on selle koha pealt nagu väiksem ja võib-olla haagib selle kontseptsiooniga nagu natuke paremini kui selline suur Android labidas. Okei, aga ikkagist, kas sa ostaksid selle? Ma ostaksin selle pigem isegi mitte nii väga selle Smart XS-i pärast. Vaid selle punase valguse pärast, mis on su autoga hästi nagu? Punane valgus, siin on umbes 7543 värvitooni, mida saad reguleerida. Ma on kurb, et ma küsisin seda. Sellest teeme eraldi saate. Põhimõtteliselt saab kõiki neid värvitoone reguleerida, aga pigem ma ostaks selle võib-olla hoopis sellepärast, et ta on väga hea DVD-mängija, väga hea raadio, mängib väga hästi igasuguseid muid formaate, mängib mälukaardi pealt asju. Ta on nagu selline hea multimeediakeskus, mis muu hulgas siis toetab ka seda nutitelefoni funktsionaalsust. Ühe asja sa unustasid tegelikult mainimata, miks sa seda veel ostaksid selle kingituseks näiteks mõne eakalam inimesele, kellele meeldib, et asjad käivad aeglaselt. Asjad käivad natuke aeglaselt. See on kusjuures väga, väga õige point, eks ole, ja kui keegi küsib, miks see nii on, siis see peabki niimoodi olema, et inimesed võtaksid elu ja asju rahulikult. Täpselt.